Maailm seisab silmitsi aina keerulisemate kriisidega. Iga päev toob uusi ohte, mis testivad meie valmisolekut ja vastupidavust. Väikeses riigis nagu Eesti vajame me neid, kes astuvad esimesena ette. Neid, kes tulevad politseile appi, et valvata piiri, ohjata masse, kaitsta objekte ja hoida korda. Neid, kes tagavad Eesti inimeste turvalisuse ka rasketel aegadel. 1000 liiget, üks eesmärk. See on politsei kriisiüksus. Mul ei ole kahtlustki, et ma tulen sealt nüüd tagasi selliselt, et ma oleks pettunud milleski. See ei ole, ma arvan, mingis maailmas võimalik. Politsei kriisiüksus on see üksus, mis kriisi korral on politsei reservjõud ja kaitseb Eesti rahvast, hoiab riigis korda ja turvalisust. Me teame seda ja näeme ette seda, et kõigist nendest inimestest, kes meil täna igapäevaselt rahu ajal turvalisust tagavad, lihtsalt ei piisa. See üksus on oma olemuselt täiesti ainulaadne. Sinna kuuluvad sõjaväepolitsei taustaga reservväelased ja abipolitseinikud. Tere! Kas parema vasakukäeline? Parema. Nii, siit püstoliga puur. Toimus suhteliselt tavapärane formeerimine. Jagati siis igasugused riided, seljakotid. Multitööriist, kiivrisukk, siin on taskulambi komplekt. Rajati varustus, politsei erivahendid, teleskoop, nuiad, asjad. Ma saan juunikuus nädal aega minna, olla kuskil metsas, teha õppekogunemise asju. Tekkis nagu see lootus, et saan lõpuks näha mehi, keda ma ei ole ammu näinud. 12.40 sealpool kasarmu ees korrektses vormis peakattega ja lähme aulasse juhtide õpet tegema kella 1. Enne seda peate olema söönud, ma ei taha kuulata kellegi kõhukorirat aulas. Ma arvan, et kui Kaarel õppekogunemiselt tagasi tuleb, siis ta on mõnes mõttes teine inimene. Tal on uued oskused, teadmised ja kuklas tiksumas tunne, et ta on politsei kriisiüksuse liige. Et kellelegi ei jääks muljet, et me loome üksust, mis hakkab igapäevaselt politsei ülesandeid täitma, siis teie valdkond on puhtalt kriisisituatsioon, kriisikeskkond. Õppekogunemise käigus me õpetame reservväelastele üksuse juhtimist, raadiosidet, korrakaitse õigust. Nii, kes lasta oskab? Suhteline küsimus. Politsei relvastust, püstol, automaat ehk siis tugirelv, massiohje taktika, õpetame, kuidas objekti kaitsta, teha inimestele turvakontrolli, vajadusel kinnipidamist. Pöidlad, see pööle ülespoole ja see päkk läheb siia käepideva vastu. Nii, pöidlad nagu ette ja see pall siia peale, et see rupu vastu ei lähe. Ja kumma käega sa relva hoiad? Me saime erinevad ülesanded, ise mängisime vastutegevust ja siis kaitsesime hooneid ja alasid. Lisaks harjutasime põhiliste politsei relvade ja erivahendi kasutamist, nagu näiteks teleskoopnui, gaasipihusti, käeraudade kasutamist ja ka sidumisvahendite kasutamist. Sõidukite isiku kontrollimisega on selline, et see ongi üks raskem teema. Kuulge, ta pidi mind ju Tapale viima. Tulge palun autost välja. Kas teil mõni juht ka siin on mingi pealik? Raadiot ma siin võin kuulata või? Ei, palun jätke seega välja. Lemmik näitaja laulab praegu. Kui politseinik õpib suhtlemist ja korralduste andmist mitu aastat politseikoolis, siis kindlasti neile oli suur väljakutse see paari päevaga selgeks saada. Seal olid väga ägedad instruktorid, kes küll võtsid alguses väga tõsiselt, aga kui meil ülesanded said edukalt sooritatud, siis nad pehmenesid ja tegid ka nagu veidikene nalja seal. Ehk siis te koondute paremale.
loogiline, on ju? Kolmas jagu, keskele koonduda. Löök! Massiohjeõppe alustatakse alati kõige niisugust elementaarsemast, rivilised liikumised, aheliku avamised, aheliku sulgemised, niimoodi, ja siis lõpuks lisatakse veel veekahurid. Sõnajõu kasutamine on muidugi kõige alus. See masside liigutamine jõu abil on ju viimane variant, kui enam midagi üle ei jää. Lõputult me rääkida ka ei saa. Massiohje, see oli kõige võib-olla ägedam osa selle lõpuse juures. Kolmandal päeval on see, et keha on veits harjunud ja siis enam ei ole niisugust lihasvalu või midagi. Lihased on ellu ärkanud ja see on hoopis teine teema. Jalad on öörus ainult see teema. Veits on mingid villid ja asjad, aga muidu on fine. Peebant ei näitab. Täna on siis lõpuharjutuse päev ja siis lähme teeme ära selle. Sina ole oma selle. Siin ei ole varianti, asjad on selgeks õpitud. Harjutused ette valmistatud, täna on meil vastutegevust ka, nii et poisid saavad harjutada sellist päris asja. Lõpulahing oli väga hästi üles ehitatud, et see oli veekahur, koerad, vastutegevus, suitsugranaat, mingid kive, mis olid midagi kummist, auto pandi põlema, mida kustutati. Lõpuharjutus, see läks küll meie ülikiiresti, aga see oli piisavalt väljakutsuv. Me saime kuulda. Õppeharjutused, need olid oluliselt raskemad kui siin praegu. Vastane oli vist võib-olla nädal aega teinud mingid asja ja väsinud võib-olla. Et selles suhtes pole midagi öelda. Aga vabalt tuleks teinekord veel. Et selles suhtes ülipõnev nädal on olnud ja see lõpp väga äge. Kindlasti on naerutus, kui kaasanust välja minna. Valvel! Eesti vajab neid, kes tulevad esimesena ja lahkuvad viimasena. Vajab neid, kelle kohalolu ei tähenda mitte ainult korda, vaid ka kindlustunnet. Kui kriis käes, seisab politsei kriisiüksus eesliinil. Need on meie inimesed. See on meie valmisolek. See on meie vastus kriisile. Tehtud.